muidugi ei ole see asi nii hea alati. Ja. Mul kohe vaja Jaanikaga rääkida. Mis sa räägid minuga? Miks sa tegid mulle niimoodi? Ma värvisin maja ära, panin uue turvasüsteemi, kõik uued aiad panin maja ümber. Miks sa tegid mulle niimoodi? Mis ma tegin siis nüüd? Ei, ära aja mulle lolli juttu, sa tead küll. No ei tea, tuleta meelde, mul Alzheimer äkki vahepeal tulnud. Miks tegid mulle niimoodi, ma ei saa aru, kurat. Nii, ja mis ma sulle tegin siis? Ma tahaks teada, no kui sa juba draama kingi mängid, siis ma tahaks draama queen olla. No mis ma tegin sul? Ei ole vaja lolli mängida minuga, sa tead küll väga hästi, kes ma olen. Ei tea, mina ei saa aru, mis maja värvimisest sa räägid. Kurat, kõik uued turvasüsteemid panin kõik, mis sa tahtsid ja sa tegid mulle niimoodi, miks? Mis ma sulle siis jutumärkides tegin? Ma tahaks ka teada, räägi mulle, ma ei teagi. Ei no nüüd hakkame lolli mängima, ma mängin ka lolli. No mängi, vaatame, kes suudab rohkem lolli mängida. Ma kutsun duellile su, vaatame. No, mida me vaatame, ma ei näe ju praegu, mitte midagi ma ei näe. Tähendab, mina ka ei näe sind, ma kuulen sind ainult, nii et tegelikult reaalselt sina telekast isegi näed ja mina ei näe üldse, nii et selles suhtes on sul isegi parem seis tegelikult. Nii? Kurat, mäletad, kui hea meil koos oli olla ja nüüd sa lihtsalt teed niimoodi minuga, ma ei saa aru, miks? Kuule, kus sa õpid näitlemist või? Ma tahaks su nägu näha praegu, tuleb päris hästi välja, ma arvan. Ajad naerma mind, see on väga hea. Kui suudad naerma ajada, siis on juba pool võitu. Nii, edasi. No, ei saa ikka pooleli jätta, kui sa ikka alustad juba oma, kuidas nüüd öelda, tseeniga, siis võiks lõpule ka viia, ma ootan. Ei no muidugi, sina ootad. Kõigepealt sa teed mulle niimoodi ja nüüd sina ootad. Aga mis mina pean tundma? Mis sina pead tundma? Mis ma tegin sulle? Oi. No sa tead väga hästi, kes ma olen ju. Kus ma tean siis? Ega ma mingi hääle ekspert pole. Ma tean, et isiklikult ma sind ei tunne ja praegu sa mängid ühte mingit rolli enda arvates, et ma hakkaks mõtlema, kes sa oled, aga ma nagunii ei tea sind isiklikult. Aha, nüüd sa ei tea ka mind. Et see, mis me koos olime, nüüd sa isegi ei tea mind, et meie vahel ei olnudki mitte midagi või? Nojah, et ma ei tea, praegu küll ei koida niimoodi võiks öelda. Ma saaks kohe aru, kui ma sind reaalselt ka teaks. Aga ei, näitlemise eest võib sulle plusspunktid panna. Kui ma ka nägu näeks praegu, siis võib-olla saaksid veel mõned punktid juurde. Ei, no, nüüd on selge, nüüd sa ei mäleta ka mind. Nüüd on kõik on läbi. Kõik on läbi, oi, ma kohe hakkan nutma, ma otsin oma salvrätid, kus mul on need, issand, siin ongi. Ma nüüd kohe, ei tule pisaraid siis, kui vaja on, no kurat. No kuidas inimene nii külm saab olla, isegi pisaraid ei tule. No vot, mis ma teen, ma kohe otsin, kus need kunstpisarad või ma ei tea, mida seebikates äkki kasutatakse. Ei, ma kohe otsin sibula, hakkan siin sibulat lõikuma, siis küll tulevad, nii kui sibul juures, nii ma ikka kohe pisarad valmis, nii et. Sa mäletad, kuidas me koos sibulat lõikasime või? Jaa, see oli nii armas. No vot, siis sa tead ju mind. Ja, unenäos võib-olla, aga no ma läksin su jutuga kaasa. Oletame, et me tõesti lõikasime koos sibulad ja nutsime ka koos, see oli ikka nii armas. Aasta oli siis 65, kuigi jah. Ei, ma nii vana ei ole. No võt, ei ma ka pole, aga noh, kui nii rääkida, siis. Nii. No me tegime kartulikastet koos, aga mina ei nutnud. Ma ei tea, kus see nutu teema praegu tuli. Ma lihtsalt tahtsin teada, et ma tegin kõik, mis sa tahtsid, värvisin maja ära,
panin uue turvasüsteemi, aia panin maja ümber, kõik oli ilus ja siis sa lihtsalt läksid ära ja tegid mulle niimoodi, miks? Aga sa värvisid maja punaseks ja mina ütlesin värvi roheliseks. Tead, sa ei saa ikka niimoodi, no. Kui mina ütlesin, et värvi roheliseks ja sina värvid punaseks, no kuule, sa lõid mulle noa ikka niimoodi südamesse praegu, et või tähendab siis. Ai, kui sa nüüd värvid maja uuesti üle roheliseks, siis võib mõelda, aga miks sa punaseks värvisid, kui ma ütlesin roheliseks? Ise sa ütlesid, et värvi punaseks ja pane ilusti maali suured lilleõied maali veel maja seina peale, et oleks ilus kaugelt vaadata. Mina ütlesin, et värvi roheliseks. Roheline on mu lemmikvärv, kuidas sa nüüd ei mäleta? No, siis oli roosa sinu lemmikvärv üldse. Roosa ei ole, roheline on mul viimased, ma ei tea, 10 aastat vist lemmikvärv olnud. Ja sina värvisid punaseks ja tahtsid üllatust teha, no ei tulnud välja, no. No ja selle pärast peab niimoodi tegema või? No jah, ma olen selline raske iseloomuga naine ja need roosid, mis sa pärast mulle saatsid. No jah, ma sain need küll kätte, aga noh, jah. Mulle meeldivad punased roosid, miks sa mulle... Tegelikult sa saatsid vist üldse nelgid, mulle meeldivad roosid. Ma saatsin nelke sulle, keegi saatis sulle roose. Oota, ma tahan kohe teada, kes see sulle roose saatis. Sina saatsid, ma ei teagi, kes mulle roosid saati, siis saatis keegi teine ka veel. Täiesti lõpp, ma pean nüüd ka hakkama mõtlema detektiivi mängima, kes mulle, või sina saatsid nelgid, mulle ei meeldi nelgid, mulle meeldivad roosid. Ja need roosid olid valged, ma tahtsin punasid, aga nüüd tuli välja, et sina ei saatnudki, sina saatsid need nelgid hoopis. Ei, ma tahan seda kutti, tahan kohe kätte saada. Kohe tahan, aga see oli anonüümselt, mina veel mõtlesin, et raudselt üks on sinu saadetud, aga mina mõtlesin, et sina saatsid roosid. Ei no, nüüd ma saan aru küll, ma tahan tegelikult selle kuti nime teada. Kes see oli siuke? Ma ei tea, anonüümselt tuli, no mina mõtlesin, lilled nagunii meeldivad, et noh, kuigi jah, roosid rohkem, aga need olid valged roosid. Valged roos ei ole ilus kinkida. Järelikult mingi teine jorss kinkis mulle valged roosid, no. Ei no, seda jorssi ma tahangi näha. No jah. Kuradi jorssi on siuke kurad. Ma ka ei saa aru, no. Aga sa maja värvisid punaseks üle või? No ma värvisingi kõik ilusad õied. Tähendab, ma tahtsin öelda roheliseks. Roheliseks, punaseks värvisid sa kõigepealt, aga siis roheliseks. Kas nüüd on maja roheline? No ma võin selle uuesti roheliseks värvida, aga mis kasu sellest on? Sa läksid minema juba. No jaa, aga sina saatsid mulle veel valed lilled ka, tuleb välja, et mingid nelgid. Aga no ma läks isegi nende rooside peale, kui sa läks mulle ikka punased roosid saatnud, vot. Aga nüüd tuli välja, et keegi saatis veel need teised roosid ka ja nüüd ma täitsa omadega hämmingus, no. Ei no, sinu parim sõbranna Mailis ütles, et sinu lemmiklilled on nelgid, kust mina pidin teadma. Ta ütles nimelt niimoodi, sest ta teadis, et sa värvisid maja valesti, ta tahtis, et meie suhe läheks lörri ju. Ta on sinusse armunud, sa ei tea või? Ei no, kust mina pean selliseid asju teama, ma tean seda, et sa lihtsalt läksid, võtsid 7 asja, läksid minema. Mul oli 15 asja, mis 7 asja, kuidas nii vähe? Ma võtsin 15 asja, mul oli 15 asja. 7 ikka väga mööda paned. No. 7 suurt kohvrit oli. 15 oli, ma viisin 8 enne ära ja siis võtsin 7 järgi. No ei jõua kõike korraga tassida, 7 oli niimoodi, et... Ei, 8 oli, et 4 tükki oli pea peal ja 2 tükki oli ühes käes ja 2 oli teises käes. Ja nii ma nad ära vedasin sealt niimoodi. Ja siis ma teel peal kohtusin ühe tüübiga, kes tuli appi, äkki tema saatis mulle need roosid. Mis see tüübi nimi on? Ma ei mäleta, Juss oli... Ei hakka lolli mängima, mis see tüübi nimi on, ma tahan kohe rääkida temaga. Juss oli vist. Juss või? Juss. Oi, ma räägin selle Jussiga veel. Vot, aga ei, ta oli väga džentelmen ja siis oligi kadunud ja ma mõtlesin, kus ta jäi, aga ta saatiski mulle need roosid, armas kiri oli ka, sinu nelkide juures polnud isegi kirja, no kus mina pidin teadma? See oli šokolaad oli vähemalt, oli juures. Šokolaad, oli, aga see oli ära sulanud,
ma istusin... see ei ole minu probleem, et see ära sulanud oli. Saad aru, ma vaatasin, et istusin kogemata diivanile ja ma istusin selle šokolaadi sisse. Ma nüüd tuleb meelde. Nüüd mul tuleb ja ma mõtlesin, kes selle kuradi šokolaadi sinna jätnud oli. Täiesti lõpp, see oligi sinu oma. Hea šokolaad, see oli Kinder Surprise ja see ei meeldinud sulle või? Sa tead, et mu lemmik šokolaad on Geisha, mis Kinder Surprise, no jumal küll. Ikka Geishad, sa tead, et mulle meeldib Geisha, või no oleks mingi Kalevgi olnud Kinder Surprise, ega ma mingi 10-aastane. No ei, mis selle viga on, sa lihtsalt saad šokolaadi süüa ja sees on mõnus üllatus, mingi ilus mänguasi. Aga ma ei ole 10-aastane enam ju. Mulle meeldib ikka Geisha ja Kalevi šokolaad ja nüüd Kinder Surprise on oma aja ära elanud minu jaoks. Ei no nüüd pirtsutame ka. Ei, no ikka, kuidas siis? Ise sa pirtsutasid ka kogu aeg, ei meeldinud sulle ei üks, ei teine asi. Hai, ma mäletan täpselt. Mitte miski sulle ei sobinud. Alati pidi sulle õigus jääma, aga ei, minuga asjad nii ei käi. Nii et lõpuks mu mõõt sai täis, kui sa isegi selle maja värvisid punaseks, kui mina ütlesin, et roheliseks. Ei no sa ei öelnud, et roheliseks otsid, et midagi sinna kanti. Punane ongi midagi sinna kanti. No, ma ei tea, kas... Kuule, minu meelest sa värvipime ikka ei olnud, aga ma ei tea, mis vahepeal juhtunud on. Ei, aga räägime nüüd sellest, et mismoodi mina pirtsutasin. No pirtsutasid ju, alati kui kuhugi läksime, siis sa ütlesid, ei, ma tahan ikka seda. Kinno läksime, alati pidime õudusfilmi minema või märulit. Ma tahtsin Oota, mis tüübiga sa kinos käisid, mina sinuga kinos ei ole käinud. Jaa, mis tüübiga? Sinuga käisingi, jumal küll. Kuule, miks me ei oleks pidanud käima, ikka käisime. Sa vist liiga palju jõid. Ja alati me läksime märulit või action filmi vaatama, aga minu romantilised komöödiad, ei. No kuidas nii saab, mis härrasmees see olgu? Mina vaatan ainult õudusfilme. No vot, või käisime õudukaid, mina ka mäletan, ma jäin alati magama kinos. Sina pärast õiendasid, et mis ma magan, aga viinud mind kunagi romantilist komöödiat vaatama ja tookord, kui sa mind ühele romantilisele õhtusöögile viisid, siis ka see polnud üldse hea, see oli põhimõtteliselt mingi purks toodi laua peale, see ei olnud romantiline. Väga hea purks oli ju. Oli, aga mina ootasin ikka midagi muud ja tookord, kui meil kamin õhtu oli, sa ütlesid, et oi, nüüd on romantiline ja kõik. Kamin ei töötanud, jumala külm oli, ma jäin haigeks pärast seda 40 palavik sellepärast, et sinul kamin ei töötanud talv ka ja mingit tekke sul ei olnud varutud, mitte midagi sa ei olnud mõelnud, mõtle nüüd ka. Ja mismoodi me ei käinud romantilist komöödiat vaatamas, me käisime sinuga koos vaatamas The Proposalit näiteks. Aga ma küll ei kuule, minuga sa küll ei käinud, nüüd sa läksid küll kellegi teisega. Ei, see oli Kadi. Kes see Kadi on? Aga ikkagi. Või et tegid mulle särvi, ai, ma kohe helistan Jussile, tead sa? Ei, no seda Jussi ma tahan näha. No ma tahan seda Kadit näha, mis asi see nüüd olgu? Ei, no see lihtsalt... No, mees võib küll üle aisa hüpata, aga naine ei või. Ja siis, kui mina Jussi teadsin, mina olin juba läinud oma 15 asjaga minema. Sest sa värvisid mu maja punaseks, mitte roheliseks. Mina nägin 7 asja. Sina nägid 7. No see oli nii, et ma viisin kõigepealt 8 kohvrit ära, kui Juss mulle appi tuli ja siis ülejäänud 7 ma viisin ise, ma olen tugev naine. Siis kui mina kodust ära läksin, teie tulite Jussiga ja viisite asjad ära ja ei, no seda Jussi ma tahan tegelikult ka näha. Mis mees see siuke on? Ma ei tea, ta saatis lilled, aga ma ju ei vastanud ja ju ta siis ei võtnud ise ka enam. Võib-olla ta saatis mingi sõnumiga, ega ma mäletan, ma ei tea, mul vahepeal siin mobiil ka vist vahepeal kadus ära, seepärast ma ei vasta. Ei no sinu sõnumitele ma poleks ilmselt nagunii vastanud. Ei no mobiil kadus ära, SIM-kaart läks katki, aku sai tühjaks, üldse vett sai
mida iganes. No ongi, aga sa ei mõistnud kunagi mind alati me pidime sinu filme ja Toorma jäi peaaegu haigeks, kui sa seal kamin katki saad aru. Naistele mõjuvad sellised asjad, sa jätsid ikka sellise armi mulle siia. Ja sellepärast see oli viimane piist, kui sa maja värvisid punaseks, mitte roheliseks, kui ma olin sulle 25 korda öelnud. Kui sa roheliseks ei värvi, siis on jama majas ja oligi jama majas. Ja sa ei uskunud mind, teine kord võta tõsiselt. No aga ma pärast värvisin siniseks seda. Sinu lemmikvärv. Minu lemmikvärv on roheline. Ja nüüd sa ütled, et sinu lemmikvärv on roheline. Ära valeta mulle kogu aeg. No minu lemmikvärv on roheline, jah. Kuidas sul nii halb mälu? Mitte kunagi sa ei mäletanud, mida ma sulle rääkisin. Pidin alati 5 korda üle rääkima. Sind ainult huvitas jalgpall ja vormel ja mitte miski muu sind ei huvitanud. Jalgpall on jumala hea asi, seal inimesed taovad jalaga palli, see on jumala huvitav vaadata, kus see pall lendab. No jaa. Aga sina lõhkusid kogu aeg mobiiltelefoni, ma pidin sulle uue mobiiltelefoni ostma, et uus mark tuli välja jälle 2-tuumalise protsessoriga kõik. Sa viskasid lihtsalt vana vastuseina ja ütlesid, et ma ei saa rääkida enam sinuga. See ei ole lihtsalt telefoni. Aga ma olen naine, mul on omad vajadused, sa pead mõistma seda. Saad aru, sa pead vahepeal paitama, hea olema, aga sinu romantiline nägemus ei ühtinud minu omaga tookord, kui ma peaaegu külmetasin ära ennast, noh. Ja nüüd tuleb välja, et mingi Kati oli ka, kellega sa käisid proposali. Ei no, sina külmetasid, ma mõtlesin, et tuli karvapall suus. Kadist me ei räägi sellepärast, et temaga oli niimoodi, et ma ei tea Kadit. Mis asja? Ma lihtsalt ei tea ühtegi Kadit tegelikult. Aga tegid nalja mul praegu või? Ei, ma teen kogu aeg nalja. Ei, ma olengi siuke naljamees ma rohkem, et... No jaa, et proposalit ei käiki kellegagi vaatamas siis või? Ei, Kadiga ma käisin hoopis vaatamas ühte teist filmi. No võt siis, või nii kohe, jah? Ai, aga ei, kui see maja nüüd punaseks saab, siis võib-olla on veel, kes teab, mis siis võib saada. Aga ma arvan, et ikkagi on sama asi. Roheliseks ta ei saanud, nii et. Aga miks just punane, miks mitte lilla? Ja, mis lilla? Mis lilla? Ma ju ütlesin rohelist taha. Issand, ja kogu meie suhte jooksul olid see ikkagi alati niimoodi, et sa pidid saama, mida sa tahad, aga sa tead, et minusugust naist niisama selles mõttes jutumärkides nurka ei suru. Mis sa teed nalja, ma tahan lillat maja sul nalja teeda, mingi punast maja ma ka ei taha ju. Tahad lillat, issand jumal, lillat. Mis ma nüüd peale hakkan, lilla maja, mis naabrid arvavad, issand. Ma räägingi, et sinu pärast ma võin lillaks värvidega. Ei, kuule, aga mina mis ei taha lillat maja, mis moodi ma elan sellises majas, lilla maja, kui rõve vaadata. Oota, mis Maali ja Riho arvavad? Issand, Maali ütleb, et tal oli parem mees, siis sellepärast, et tema mees värvis maja seda värvi, mida tema, ma ei ela seda üle, issand Maali ja Riho, issand jumal, miks sa nii nüüd tegi? No ei, see on nüüd Maali ja Riho vaheline asi. Ei, aga sa tead, et mulle meeldib naabritest parem olla. Sa tead seda ja sulle endale ka ükskord sa ütlesid, et sul peab olema parem auto kui Rihol. Vot. No. See on see külavärk. Rihol oli Opel, ma ostingi Fordi endale. No jaa, aga selles suhtes, et see on see väikeste kohtade värk tegelikult ka. Saad ju aru, nii et maapreilid, kuigi nüüd ma olen juba linnapreili, ma liikusin edasi, siis kui sa maja otsustasid ikka punaseks värvida, minust sai linnapreili ja nüüd on hoopis teised lood. Ei, ega ma panin Fordile nitro peale. Las sõidab oma turbodiisliga edasi, mind ei huvita, mul on nüüd ikkagi kõva Ford Mondeo on 100 kilovatti on ja liigub hästi, jumal hästi ja siis kui nitro ka veel järgi panna, siis on ikka täis. Aga kuule, miks ükskord, mul on see küsimus ka, ükskord Maali ütles mulle väga kahtlase asja, ütles, et kuule,
sinu mees on ikka väga hea ja kui me sinuga koos olime ja mina küsisin, mis mõttes? Noh, harib põldu ja värki-särki. Mina kardan, et ta mõtles midagi muud. Mida ta selle all mõtles, Ei, no ta mõtles lihtsalt, et kevad on ilus aeg, et no, tõuseb, järnestab keppi, mätas on märg, vagutab läbi tõmbamist. Ja, aga ta ütles et täiesti kohe niimoodi. Ja nüüd ma järele mõtlen, siis ta vist ikka mõtles selle all midagi. Aga ei, Riho on ka päris hea mees, ma ütleks selle peale. Ei, no muidugi mina käin Soomes tööl, eks ole, ja seal samal ajal on ka Riho hea mees. Jaa. No ja, aga kui Maali ütles, et sina oled hea mees, miks siis Riho ei võiks minu jaoks hea mees olla? Oota, kus see Maali üldse siia tuli? Temast ma ei ole üldse rääkinud. No aga Maali mulle ütles, et sina oled, ükskord ütles mulle, sosistas kõrva, kui sa mäletad, see naabrite pidu oli ja kõik oli, sosistas mulle kõrva. Tead, su mees on ikka väga hea, ma küsisin, et mis mõttes ja siis ta naeratas nii salakavalalt ja mina ei saanud aru, naiivne nagu ma olin maablik, aga nüüd ma olen linnamtrell, nüüd ma juba mõtlen, et mis ta võis selle all mõelda. Ei tea, ükskord sa kadusid temaga ikka päris pikaks ajaks ära ka, ütlesid, et läksid sinna, ma ei tea, maali lastele appi midagi ehitama, aga mina arvan, et sa tegid seal ikka midagi muud. Petsid ka veel, nüüd tuleb veel Maali ka lisaks Kadile. Ei no muidugi ma tegin midagi muud, ma läksin sõpradega jooma, kurat, sa ise ei luba ju minna muidu. No mis, sina ei lubanud mul sõbrannadega välja minna, mis mina ei lubanud sul sõpradega minna? Sellepärast sinu jutumärkides sõbrannad olid kõik meessoost. No ei olnud ikka küll, ma läksin läinud päris sõbrannadega ja sinu sõbrad, mis sõbrad need sellised on? Esiteks olid nad kõik vallalised ja ainuke mõte oligi see, et minna külapaari ja siis muudku naisi vaadata ja arutada, et kes on kõige seksikam ja kellel on kõige parem tagumik. Küll mina juba tean. Ei no ma ei räägi Einarist praegu. No ei, aga Einar on see kõige hullem tegelikult. See on lihtsalt kohutav. Tema tõsiselt, tema viibki kõik hõivatud mehed ja abielumehed halvale teele, sest tema arvab, et kõik mehed peaksid, kes on ka hõivatud. Oota, mis Einar on gei või? Seda uudist ma pean sinu käest kuulma. Gei, oi, sellepärast ta ükskord siis Riho nokut näppiski. Appikene. Ma ei teadnud seda, nüüd kuulen mina ka seda sinu käest esimest korda. Ei, no, sina hakkasid just rääkima midagi sellist, et ma tahan mina teada, mõtlesin tegelikult seda, et Einar lihtsalt tahab, et sõbrad, ka hõivatud sõbrad erinevate naistega magaksid, aga nüüd tuleb välja, et Einar on gei, no seda ma ei teadnud. Aga ükskord ta kuidagi Rihoga kahtlaselt käitus küll, jah? Ei no, siis on selge, et Riho on oma süütuse kaotanud. Aga ikkagi, miks tegid mulle niimoodi? No mis, sina murdsid minu südame kõigepealt värvides maja valet värvi. Sa ise ütlesid selge sõnaga. Värvi punaseks. Ilusad lilleõied maali peale sinna. No hea küll, ma ise ei värvinud, lasin värvida. Aga ikkagi, värvisin punaseks. Mina ütlesin roheline. Kas sa ei tunne, ei tea, mis on roheline või? No ei, lihtsalt, et selles suhtes roheline, see on nagu mingi lehma sööda värv ju. Punane on ilus värv küll. Punane pesu on vähemalt ilus. Aga mis mõttes nagu ikkagi maja ja ma ei saa aru niimoodi ikka teha. Aga ei, ma juba mõtlesin järele. Ma otsin Jussi üles ja alustan uut elu Jussiga. Tema aitas mul tookord kohvreid vähemalt tõsta. Ei no, siis ta on küll, jah, ta on tugev mees ikkagi, ta jõudis mingi 200 grammise kohvri üles tõsta. Mis 200 grammise? Mul oli ikka 15 kohvrit, nagu ma ütlesin. Sul oli 7, kõik olid meigi asjad olid. No, sa ei tea ikka mitte midagi. Selle aja jooksul, mis me koos olime, sa ikka ei õppinud mitte midagi. Mis mõttes ei õppinud? Ma õppisin kogu programmeerimist. No jah, aga minule aega ei pühendanud. Ma tahtsin, et sa ikka minule, aga ei. Sina isegi...
sina käisid kogu aeg salaja aknast hiilisid välja mööda mingit redelit, läksid välja nii-öelda sõbrannadega välja. Aga olidki sõbrannad või sa nägid, et olid mehed, kas teised külamehed tulid kitule või? Kõik olid sõbrannad, ükskord ma käisin Maaliga väljas tegelikult ka. Kuigi Maali ei olnud mingi eriline sõbranna, nagu ma nüüd näen. Aga noh, ega see selleks, mis seal enam? Paul rääkis kõik ära, mis oli. Aga Paul on ju valevõrs, mis sa seda Pauli ikka usaldad? Ei no, ta näitas videolõiku ka. Aga mis seal videos oli, issakene, ma nüüd ei teagi, kohe mitu erinevat on tehtud. Mis seal videos oli siis? Ei no nüüd, sa ei teagi või? Ei. Et sul nii palju neid on. No. Oi. No jah, tuli, aga mis mina nägin ka, mina vähemalt kuulsin, et sina ka seal küla peal päris korralik poiss polnud. Nii et ma arvan, et me mõlemad oleme ühed mustad lambukesed olnud tegelikult. Mina on jumala puhas poiss. No kus Kadi ja Maali ja mis puhas see olgu, see pole miski. Tunnista, ole kordki mees ja tunnista, et valesti tegi. Ei, ma ei ole mitte midagi valesti teinud. Valed lilled saatsid ka veel lisaks. See oli vale tüdruk lihtsalt. Ai, nüüd ma olin vale ka veel, jah? Vot, see oli küll, see oli hoop kõige, see oli ikka kõige sügavam.